USA merevägi on aastakümneid valitsenud maailma ookeane. Vähesed vaidlevad vastu sellele, et see on endiselt kaugelt kõige võimekam merevägi maailmas, kui rääkida ülemaailmsest sõjalise jõu projitseerimisest avamerel. Selle võime paigutada ulatuslikke löögigruppe samaaegselt Lähis-Idas, Kariibi mere piirkonnas ja Indo-Vaikse ookeani regioonis. Räägib enda eest. Aga olgem ausad. Viimastel aastatel pole selle murrangulised uued laevaehitusprojektid alati, leebelt öeldes, läinud nii nagu plaanitud. Eriti just Littoral Combat Ship ehk LCS, Constellation-klassi fregatt ja Zumwalt-klassi hävitaja kuulutati nende loomisel kõik järgmise põlvkonna süsteemideks. Kuid need kõrge profiiliga programmid lõpetati lõpuks. Ehitati vaid mõned kavandatud laevadest. Siiski ei olnud see kõik asjata, vähemalt ühe neist puhul. Vargtehnoloogiline, kõrgtehnoloogiline Zumwalt-klassi hävitaja. Üks mereväe suurimaid vigu on leidnud uue kasutusviisi, muutes silmatorkava valge elevandi potentsiaalselt USA laevastiku kõige surmavamaks sõjalaevaks, hüperhelikiirusega rakettide kandjaks. Vaatame nüüd, kuidas need uued raketid annavad Zumwalt-klassi laevadele uue elu ja kuidas see võiks anda mereväele uue olulise võimekuse. Hüperhelikiirusega raketid. See samm on uuenduslik, ajakohane ja täpselt see, mida vaja oli. Nagu kogenud analüütik ja endine kongressi töötaja Brandon J. Weichert hiljuti kirjutas, võib Zumwalt-klassi hävitajate läbikukkumist kokku võtta kahe sõnaga. Täielik katastroof. Muidugi, see ei pidanud nii olema. Zumwalt-klassi, mis sai nime admiral Elmo Zumwalti järgi, kes oli mereväe operatsioonide juht aastatel 1970–1974, pidi otsustavalt tegelema kujuneva ohupildiga ka edaspidi. Aasta oli 1991. Külm sõda oli ootamatult lõppenud pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ja merevägi hindas oma prioriteedid ümber. Selle asemel, et seista silmitsi teise suurvõimuga, pidi merevägi nüüd tõenäolisemalt tegelema hajutatud tiirkondlike ja rannikualade, mitte avamere ohtudega. Seetõttu nihkus rõhuasetus avamere allveelaevatõrjelt jõu projitseerimisele rannikualadel ja rannaäärsetes piirkondades. Arleigh Burke'i klassi hävitajate programm pidi täitma laevastiku kaitsja rolli, mis on optimeeritud avamerel ellujäämiseks võrdväärsete vastaste vastu. Ja seda väga tegi ning teeb siiani suurepäraselt. Kuid uue tüüpi rannikulähedaste ohtude vastu võitlemiseks vajas merevägi teistsugust platvormi. Sellist, mis suudaks anda suuremahulist täppistuld sisemaal asuvate sihtmärkide ja asümmeetriliste ohtude nagu kiirründelaevad, miinid ja lühimaa laevavastased raketid vastu. Algne kontseptsioon kandis nime DD-21 maapealse rünnaku hävitaja, mis arenes 2000-ndate alguses DDX programmiks. DDX-ist arenes omakorda Zumwalti klassi hävitaja, mitmeotstarbeline platvorm, mis rõhutas varjatust, automatiseeritust ja suure energiaga jõusüsteeme. 2008 aasta veebruaris kiideti heaks algne $1,4 miljardi suurune leping juhtlaeva USS Zumwalti ehk DDG-1000 ehituse alustamiseks. Algne plaan nägi ette kokku 32 laeva ehitamist. Lõpuks ehitati veel 2 laeva, USS Michael Monsoor ehk DDG-1001 ja USS Lyndon B. Johnson ehk DDG-1002. Kuid kõik 3 jõudsid teenistusse alles enam kui 10 aastat pärast seda, kui merevägi oli ametlikult ülejäänud 29 laeva projektist loobunud. Vaadates nüüd seda laeva ja lugedes selle peamiste omaduste kohta, on raske mõista, miks nii läks. Paljuski on see laev sama revolutsiooniline, nagu algselt plaaniti. Üks peamisi nõudeid oli madal radari ristlõige ehk RCS. Kui sul tuleb merelt, õhust ja maalt tõrjuda hulgaliselt asümmeetrilisi ohte ning samal ajal rünnata maismaa sihtmärke, pead olema võimalikult kaua, võimalikult nähtamatu. Zumwalti klass saavutab selle, hoolimata sellest, et on suurem kui ükski hävitaja või ristleja mereväe arsenalis. Selle pikkus on 610 jalga, laius 80,7 jalga, süvis 27,6 jalga ja veevälja surve umbes 15 656 tonni. Võrdluseks, Ticonderoga klassi ristleja pikkus on 567 jalga, laius 55 jalga, süvis 34 jalga ja veevälja surve umbes 9600 tonni. Praegusel Arleigh Burke'i klassi hävitaja mudelil Flight 3 on pikkus 509,5 jalga, laius 66 jalga, süvis 31 jalga ja veidi suurem veevälja surve 9700 tonni.
nagu näha, on Zumwaltil oluliselt suurem pikkus ja laius, kuid tavapärases töös on tema süvis väiksem kui nii Ticonderoga kui ka Arleigh Burke'il. See ongi nii kavandatud ja see sobib tema otsesele missiooniprofiilile. Kuid Zumwaltil on ka ainulaadne ballastisüsteem, mis kohandab pidevalt laeva süvist kütuse tarbimise käigus, aidates säilitada stabiilsusomadusi, mida nõuab tema eriline tumblehoome tüüpi kerekujundus. Ja see siglatuur väheneb veelgi väikese kalapaadi suuruseks tänu laeva ainulaadsele kerele. Zumwalti klassil on laineid läbistav tumblehoome tüüpi kere, mille küljed kalduvad veeliinist ülespoole sissepoole. See konfiguratsioon peegeldab lähenevad radarilained allikast eemale, vähendades oluliselt laeva radari ristlõike pinda võrreldes tavaliste püst- või väljapoole kalduvate külgedega keredega. See näeb välja futuristlik. See tegeleb ülimoodsate ohtudega, kuid tegelikult ei ole see nii uus kontseptsioon. See disain oli sõjalaevadel üsna levinud kuni 20. sajandi alguseni ning kadus suuresti suuremate sõjalaevade ehitusest pärast 20. sajandi algust. Tagurpidivöör võimaldab laeval lainetest läbi lõigata, mitte neist üle sõita, kuid see disain jäeti kõrvale stabiilsusprobleemide tõttu. Seetõttu tekitas Zumwalti klassi jaoks laineid läbistava tumblehoomekere valik mereväeohvitseride seas palju poleemikat. Nad väitsid, et kui laine tabab laeva ahtrist, kui see nina allapoole liigub, võib laev kaotada põikstabiilsuse, kuna ahter tõuseb veest välja ja laev võib ümber minna. Kuid need hirmud hajutati lõplikult. 2019. aasta Alaskale suunatud missiooni ajal. Tulane komandöör, kapten Andrew Carlson, kutsus oma kajutist välja tegevohvitseri, et teavitada teda 6. mereseisundi tingimustest. See tähendab 4-6 meetri kõrgustest lainetest. Tegevohvitser oli üllatunud. Ta arvas, et nad on kõige rohkem 3. mereseisundis, mis tähendab 0,5 kuni 1,25 meetri kõrguseid laineid. See on eriti muljetavaldav, arvestades kui võimsalt pidi laev tol hetkel neist hiiglaslikest lainetest läbi lõikama. Nüüd toodab see kokku 104 600 hobujõudu, mis annab tippkiiruseks 30 sõlme. See on tohutu võimsus pealveelaeva kohta ja oluliselt rohkem kui enamikul praegu teenistuses olevatel hävitajatel. Ja kere disain ei paku ainult stabiilsust ja kiirust, see maksimeerib ka varjatust. See ulatub ka tekimajja, mis ümbritseb sensoreid, radareid ja juhtimisruume. Kaal ja radari signatuuri vähendamiseks kasutati komposiitmaterjale, mis koosnevad süsinikkiuga tugevdatud vinüülesterpaneelidest ja taladest. Need umbes 900 tonnised konstruktsioonid, pikkusega 155 jalga ja kõrgusega üle 50 jala, on suurimad kunagi ehitatud täielikult komposiitmaterjalist merestruktuurid. Nii tekimaja sees kui ka selle välisküljel asub aktiivsete ja passiivsete sensorite komplekt, mis on mõeldud mitmeotstarbelisteks operatsioonideks, sealhulgas õhu, pinna ja alveohtude tuvastamiseks. Sensorite komplekt edastab andmed Total Ship Computing Environmenti, mis on Raytheoni poolt välja töötatud, hajutatud, avatud arhitektuuriga lahingujuhtimissüsteem. See integreerib radari, soonari, elektroonilise sõjapidamise ja relvasüsteemid reaalajas otsuste tegemiseks ja automatiseeritud reageerimiseks. Nii et Zumwalti klassi laevad on sama arenenud, kui nad välja näevad. Probleem on selles, et kogu selle tehnoloogia ja innovatsiooni ühte laeva surumine tuleb kalli hinnaga, pidevalt kasvava hinnaga, palju kõrgema hinnaga kui algselt plaanitud. See on üks peamisi põhjuseid, miks merevägi otsustas projektile kriipsu peale tõmmata. Algne eesmärk oli hankida 32 laeva, mille ühiku hind oleks olnud umbes $1,4 miljardit, kuid kulud kasvasid kiiresti, põhjustades Nunn-McCurdy piiri ületamise 2010. aasta juunis, kui ühiku hind ületas algset baashinda enam kui 15% võrra. Hoolimata mõningate omaduste kärpimisest ja hankemahtude vähendamisest jätkasid kulud tõusmist. Näiteks General Dynamics, ettevõte, mis ehitas Zumwalti klassi, pidi kulutama $40 miljonit spetsiaalse rajatise rajamiseks nende laevade ehitamiseks. Lõplik summa ulatus 2016. aasta. Aprilliks 3 laeva eest $22,5 miljardit. See teeb keskmiselt $7,5 miljardit laeva kohta, kui arvestada ka uurimis- ja arenduskulusid, mis algselt pidid jagunema 32 laeva peale, mitte 3 peale. Võrdluseks, Arleigh Burke'i Flight 3 maksis umbes $2,2 kuni $2,5 miljardit laeva kohta, mis on vähem kui kolmandik Zumwalti maksumusest.
Block 5 või 6 Virginia klassi tuumaajamiga ründeallveelaev maksab 4,3 kuni 4,8 miljardit dollarit laeva kohta. See on umbes samas hinnaklassis kui USA Nimitz klassi lennukikandjad, kuid umbes kolmandiku võrra odavam kui Zumwalt klassi laevad. Nii et kas sa eelistaksid pigem tuumaallveelaeva koos tipptasemel Arleigh Burke'i hävitajaga või hoopis eksperimentaalset Zumwaltit? Kui sa valisid tuumaallveelaeva, oled samal meelel mereväe ja kongressiga. Eriti, kuna Zumwalti pearelv muutus sisuliselt kasutuks. Zumwalti klassi Advanced Gun System ehk AGS koosnes kahest 155 mm 62 kaliibrilisest laevakahurist. Probleem seisnes selles, et see oli loodud ainult kaugmaa maismaa ründeprojektiili ehk LRAP-i jaoks, mis oli täppis juhitav laskemoon, mõeldud pika maa tagant ranniku pommitamiseks 83 meremiili kaugusel. Laev suutis kanda 335 mürsku ühe kahuri kohta, ehk kokku 670 mürsku, kuid lisapanipaigaga 320 mürsu jaoks oli võimalik kokku kanda 990 mürsku. Kõlab suurepäraselt, kuid mitte siis, kui ühe mürsu hind tõusis 800 000 kuni 1 miljoni dollarini, mis oli selle ühiku hind. Mürskude arendamine lõpetati lõpuks ära, sest kulud olid nii palju kasvanud. Asja tegi veel hullemaks see, et kahuri spetsiaalne aeglase keermega vintraud ja automaatlaadija ei sobi kokku standardsete 155 mm mürskudega. Nii et kuna alternatiivset laskemoona polnud saadaval, sõitsid hävitajad sisuliselt ilma oma peamise ründerelvata. See ei tähenda, et nad oleksid täiesti relvastamata olnud. Zumwalti hävitajad kandsid ka MK-57 perifeerset vertikaalset raketilaskesüsteemi ehk PVLS-i. Süsteem koosneb VLS-rakkude moodulitest. Kokku 80 rakku, mis on jaotatud laeva väliskesta ümber, kusjuures väliskest on õhuke terasest ja sisekest paks. See disain suunab plahvatuse jõu väljapoole, mitte laeva sisse, ning piirab raketivõimekuse kao ainult kahjustatud moodulini. See on loodud Tomahawki tiibrakettide ja SM-2MR standardõhutõrjerakettide jaoks kohaliku õhutõrje tagamiseks. Täiustatud Sea Sparrow rakettide jaoks nii õhu- kui mereohtude vastu ning vertikaalseks väljatulistamiseks. Allveelaevade vastased raketid allveelaeva ohtude tõrjumiseks. 2 MK-46 30 mm kahurisüsteemi tagavad lähikaitse väikeste pinnasihtmärkide vastu. Aga sõjalaeval, mis kasu on tugevast kaitsest, kui rünnakuvõime puudub? Kui sa otsid igapäevaseid uudiseid ja põhjalikke analüüse kõige olulisemate sõjaliste ja geopoliitiliste arengute kohta, siis kindlasti telli see kanal. The Military Show kanalilt leiad YouTube'is ühed kõige detailsemad, täpsemad ja sisukamad sõjandussisu videod. Nüüd on merevägi leidnud nutika lahenduse ründeprobleemile. Kasutuskõlbmatud AGS-süsteemid on eemaldatud. Nende asemele tulevad 4 suurt täiustatud lastimooduli toru, millest iga 87-tolline toru mahutab 3 raketti ja mitte lihtsalt suvalist raketti. Zumwalti klassi laevad varustatakse ümber, et kasutada tavarelvastusega kiirlöögisüsteemi ehk CPS-i, mis on hüperhelikiirusel liikuv liugrelv, mis suudab läbida üle 1700 miili. See on uus klass. Mitte tuuma, ülikiirest rünnakuvõimest, mis suudab läbistada kaasaegseid kaitsesüsteeme ja reageerida tekkivatele ohtudele peaaegu koheselt. CPS on osa uuest hüperhelikiirusel rakettide perekonnast, mida Lockheed Martin arendab. CPS mereväele, pikamaa hüperhelirelv ehk LRHV maaväele ning õhust käivitatav kiire reageerimise relv ehk ARRW, mis on õhk-maa rakett õhuväele. Mereväe CPS ja maaväe LRHV jagavad sama hüperhelikiirusel liukeha, mis aitab vähendada kulusid, kiirendada arendust ja lihtsustada tulevasi uuendusi. CPSI mehhanism ühendab raketi kiirendusfaasi, millele järgneb aerodünaamiliste jõudude kasutamine liuglemisfaasis. See disain võimaldab kiiremaid, pikema ulatusega ja manööverdusvõimelisemaid ründeid, pakkudes paremat ellujäämisvõimet vaenlase kaitse vastu. 2025 aasta mais teatas merevägi, et 5 Cape Canaverali kosmoseväe jaamas edukalt läbi algusest lõpuni maapealse lennukatsetuse, kasutades külma gaasi käivitamise meetodit. Teisisõnu, raketimootor süttib pärast seda, kui rakett on šahtist lahkunud. See on oluline verstapost, nagu aaseadmiral Johnny R. Wolfe Jr. selgitab. Külma gaasi meetod võimaldab mereväel raketiplatvormilt välja paisata ja saavutada ohutu kauguse laeva kohal enne esimese astme süttimist.
Zumwalti klass kannab nüüd neid 12 ja see muudab mängu. See muudab Zumwalti klassi ebaefektiivsest rannikutoetusalusest esmaklassiliseks vargseks kaugmaa ründeplatvormiks, mis on eriti oluline võimalike Vaikse ookeani piirkonna konfliktide puhul. Sellised hüperhelirelvad suudavad lennul manööverdada kiirusega, mis ületab 1 miili sekundis. See teeb nende avastamise ja tõrjumise palju raskemaks kui traditsiooniliste ballistiliste või tiibrakettide puhul. See tähendab ka seda, et komandörid saavad nüüd rünnata kuni 1700 miili kaugusele, mis jääb kaugele vaenlase õhutõrje ulatusest välja. Miks see nii oluline on? Jerry Hendricksi, endise mereväekapteni ja Pentagoni töötaja, kes on nüüd Sagamore instituudi vanemteadur, sõnul suudavad need laevad seda teha ülitäpse täpsusega kaugelt väljaspool ülejäänud laevastiku laskekaugust. Veelgi parem, tänu nende väikesele radari peegelduspinnale saavad nad märksa vabamalt tegutseda piirkondades, kus vastased rakendavad ala tõkestamise strateegiaid, mis võiksid teised platvormid eemal hoida. Lühidalt öeldes, väheneb vaenlase reageerimisaeg märkimisväärselt. Tomahawki raketil kulub umbes tund, et tabada 500 miili kaugusel asuvat sihtmärki. CPS tabab sama sihtmärki 10 minutiga. See suudab liikuda Guamist Taiwani väina vaid 30 minutiga. Kuid kui tugev see löök tegelikult on, kui see kohale jõuab, pole veel selge. On teada, et süsteem kasutab sarnast lõhkepead nagu Dark Eagle'i maismaapõhisel hüperhelikiirusel raketisüsteemil. Ühist hüperhelilist liukkeha ehk CHGB-d. On teatatud, et Dark Eagle'i lõhkepea kaalub alla 13,6 kilogrammi. Paljud Ukraina $500 FPV-droonid kannavad rohkem, kuid peamise hävitava jõu annab siin hüperhelikiirusel liikuv sõiduk ise oma kineetilise mõjuga. Sõjaväe andmetel on rakett mõeldud hävitama parkla suurust ala. Seega viitab lõhkepea kaal tõenäoliselt sellele, et tegemist on põhimõtteliselt lõhkelaenguga, mis on mõeldud löökelementide hajutamiseks, et need tabaksid sihtmärke kogu määratud alal. Zumwalte saab kasutada ka hüperhelikiirusega rakettide eelbaasidena sellistes sõlmpunktides nagu Hawaii, võimalusel koos sarnaste võimetega allveelaevadega. Järgmised, mis hakkavad CPS laskemoona kandma, on Block V Virginia klassi allveelaevad, kus rakettide hoiustamist võimaldab 4 lisaraketisilot Virginia relvamoodulis. Selle uue missiooniprofiiliga kaasneb veel üks oluline täiendus. Tegevuskestuse ja tegevusraadiuse uuendus. Hiina tõusu ja üha võimekama rahvavabastusarmee taustal on 3 Zumwalti klassi hävitajat targalt ümber kohandatud, et tulistada hüperhelikiirusega rakette strateegilistele sihtmärkidele. Zumwalti tegevusraadiuse pikendamine ja võime kauem piirkonnas viibida suurendab selle missiooni tõhusust veelgi. Need muudatused kohandavad laeva olemasolevad soolase vee ballastipaagid suurema kütteõlivaru jaoks. Edasised muudatused suurendavad ka kütuse kogust, mida Zumwalti klass suudab tankimise ajal vastu võtta, et arvestada suurenenud mahutavusega. See tähendab, et mereväe esimesed hüperhelikiiruselised ründesüsteemid saavad merel kauem viibida ning see võimekus on ülioluline heidutusmissioonideks vastaste vastu Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Seega on lihtne mõista, miks merevägi on otsustanud proovida Zumwalti hüperhelikiiruseliste relvadega taaselustada ja näha täpselt, kuidas selle laeva uus roll sobitub USA muutuvasse strateegiasse, eriti Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Aga kas 12 hüperhelikiiruselist raketti on tõesti piisav, et kogu seda elevust õigustada? Või tähendab see kõik lihtsalt seda, et juba tehtud kulutuste õigustamiseks põletatakse sinna veel miljardeid? Peame ootama ja vaatama. Õnneks ei pea me esialgse hinnangu saamiseks kaua ootama. USS Zumwalt võetakse väidetavalt hiljem 2026. aastal uuesti kasutusele. Pärast 3 aastat dokis nähti seda aasta alguses merekatsetele lahkumas. Ka teised Zumwalti klassi hävitajad viiakse aja jooksul samale tasemele. 3. moderniseeritava Zumwalti klassi laeva USS Lyndon B. Johnsoni tööd on juba alanud. Eesmise suurtükialuse demonteerimine ja muu liigse varustuse eemaldamisega seotud tööd on juba lõpetatud. Ja laev peaks teenistusse naasma ajaks, mil selle klassi teine laev, USS Michael Monsoor, läheb 2027 aastal plaanilisse hooldusesse dokki. Nii et varsti saame näha, millise erinevuse hüperhelikiirusega relvad lainetelt tegelikult teevad, mitte ainult teoorias. Samuti saame võimaluse näha, kas teine suur puudus Zumwalti klassis on dokis lahendatud. Püsivad töökindlusprobleemid. Teatud määral on see ootuspärane, arvestades tõestamata tehnoloogiate ulatuslikku integreerimist.
näiteks integreeritud elektriajamisüsteem ja ulatuslik automatiseerimine on viinud sagedaste seadmeriketeni. Oma esimestel meresõidukatsetel 2017 aasta detsembris koges USS Monsoor ajamiprobleeme, kui merevesi tungis elektrikomponentidesse, mis lühendas katseid ja viivitas lõpuks laeva üleandmist. Teise silmapaistva näitena juhtus 2016 aastal Panama kanalit läbides ajamirike. See sündmus tõi esile elektrijaotuse ja vargtehnoloogiaga seotud komposiitmaterjalide haavatavused, mis suurendasid hooldusvajadust ja vähendasid laeva töövalmidust. Need algsed probleemid süvenesid, kuna tugineti uutele süsteemidele ilma piisava merel testimiseta. Pole kahtlust, et CPS-süsteemi paigaldamisel, mis on endiselt arendamisel, tekib veelgi algseid probleeme. Ja see kõik lisab kindlasti juba niigi pöörasele arvele veel miljardeid juurde. CPS ei saa olema odav. Sellepärast, kuigi paljud on Zoomalti uue rolli heaks kiitnud, kahtlevad paljud teised, kas see katse Zoomalt ümber kohandada on kulu ja ressursse väärt. Isegi kui kõik läheb sujuvalt ja uus Zumwalt saab USA mereväe kõige surmavamaks laevaks, on neid ainult 3 ja rohkem neid kunagi ei tule. Kui märkimisväärne või tähendusrikas mõju võib 3 laeval olla kogu laevastikule, eriti kui võrrelda neid mereväe suuremate Arleigh Burke-klassi hävitajate ja tulevaste sõjalaevadega. Mõnede hinnangute kohaselt, kui hüperhelikiirusega uuenduse kulud jäävad prognooside piiresse, mis on Zumwalti ajaloo arvestades väga suur, võib CPS-i integreerimine lisada igale Zumwalti klassi laevale umbes $452 miljonit. Nimetagem seda $1,5 miljardiks 3 peale kokku. Võib-olla oleks seda raha mõistlikum mujale suunata. Üha rohkem eksperte leiab juba, et hiiglaslike mitme miljardi dollariliste laevade, nagu lennukikandjad ja hävitajad, ajastu on läbi saanud ning uut ajastut hakkavad valitsema mehitamata meresõidukid. Ukraina ajas sisuliselt Venemaa Musta mere laevastiku Lääne Musta merest välja, kasutades õhu- ja meredroone. USA on samal ajal pidanud otseselt tegelema Iraani ja Houthi droonide ning laevavastaste rakettidega, jätkates samal ajal operatsioone Pärsia lahes, Adeeni lahes ja Punases meres. Selle $1,5 miljardi eest võiks merevägi osta umbes 5 rakettidega relvastatud suurt mehitamata pinnalaeva ehk Luzvd või umbes 25 keskmise suurusega mitmeotstarbelist pinnadroonid või umbes 12 pika tegevusraadiusega autonoomset allveelaeva. Hübriidlaevastiku lähenemine pakuks suuremat hulka, hajutatud sensoreid ja väiksemat ohtu inimeludele võrreldes ühe kõrge väärtusega mehitatud platvormiga. Kuid see mõjutaks Zumwalti hüperhelikiirusega varustatud laeva hirmuäratavat ülipika ulatusega löögijõudu. Seda muidugi juhul, kui seekord lõpuks kõik töötab nii, nagu merevägi ootab. Jälgime loomulikult arenguid tähelepanelikult, nii et telli kanal, et olla kursis. Vahepeal vaata seda videot ja otsusta ise, kas lennukikandja on juba aegunud või mitte.